kui sul on kuum ruum ja sellel ruumil on aknad olemas, nii et see on nagu pluss. Ja sul on üks ventilaator, mis lihtsalt, eks ole, liigutab õhku. Ta otseselt ei tee midagi muud. Ta natuke muidugi kütab õhku, sest tal on mootor, aga see on suhteliselt vähe oluline. Kas sul oleks mõistlik teha niimoodi, et sa paned nagu selle ventilaatori aknast välja puhuma, tekitades nagu sellise negatiivse rõhu, ehk siis sa tõmbad ruumist sooja õhku välja, et külm saaks asemele tulla, või peaksid sa nagu ruumi sisse puhuma sooja õhku, või tähendab, et sa puhud nagu ruumi väljast tulevat õhku nagu sisse poole, ehk siis sa nagu tõmbad justkui seda külma õhku sisse, mis siis surub seda sooja välja. Kumb see nagu mõistlikum oleks? Kas ei sõltu mitte sellest, et kummal pool on kõrgem temperatuur ja kummal pool madalam? Ja kindlasti. See on nagu põhiline termodünaamikas, et sul lõpptulemusena energia liigub nagu soojemalt külmemale üle, eks ole. Aga sa tahad võimalikult ruttu oma kuuma ruumi maha jahutada. Siis tuleb vist sellest ruumist endast ikkagi see õhk nagu õue saata. Puhuda. Kas ei ole nii? Puhuda. No, ma ei tea, see on nagu minu enda teooria ka, et nii on nagu tõhusam, et ma puhun nagu välja. Aga mul on ikkagi toas 28 kraadi. ja see on isegi veel päris hea selles suhtes, et kui ma ärkasin hommikul oli 29, eile vist tipp, mida me registreerisime, oli 31,5, mis ei ole nagu toa kohta okei. Mul toimub siin midagi sarnast ja kui ma ütlen siin, siis seekord ma mõtlen Eesti Vabariiki, sest et ma ei ole Ühendkuningriigis hetkel, vaid jõudsin tagasi Maarjamaale. Kas Ühendkuningriigis lubatakse lahkuda üldse? Üle kivide ja kändude saab sealt lahkuda, aga see õnnestus mul lõpuks. Tulin paadiga nagu üle mere. Ja kui ma vaatan üle õla, siis siin see termomeeter, mis siin Eesti Vabariigis mind informeerib, ütleb, et toas on 31 kraadi sooja. Nii et tänane saade valmib lahtise akna all liiklusmüra ja kõige muuga, mis õuest tuleb, aga õhk on tähtis. Ma ei kavatse täna vatiteki all olla, et kuulaja kõrvu paitada, ma lihtsalt ei saa, ma lihtsalt minestaks siis saate ajal ja see oleks üks kehv saade. Ja see ei ole mõistlik ja ka mina olen võtnud teatud abinõusid selleks, et tunda ennast natukenegi mugavamalt. Näiteks täna mul ei ole pükse jalas. Mul on küll aluspüksid, aga loodame, et mul ei tule vahepeal püsti tõusta, et akent kinni panna, sest see vaatepilt ei oleks meeldiv. Väga huvitav, ma just spetsiaalselt panin maika selga, sest ma ei teadnud, kas sind häiriks või ei häiriks, kui ma ilma särgita ilmuksin kaamerate. Sinu jaoks panin ennast viisakalt riidesse ja nüüd tuleb välja, et sul pole püksegi jalas. Ei häiriks, aga eks see on siis nagu tuleviku teada. Sellega seoses mulle meenub, kuidas meie mõlema lemmik podcastis Dear Hank and John Hank rääkis inimestest, kes kannavad maikasid nii üleval kui all ja siis ta vend John korrigeeris teda, et ehk siis, et need maikad, mida all kantakse, sa mõtled, et neid nimetatakse siis lühikesteks püksteks teisisõnu, on ju. Et sa mõtled neid, siis ta oli ma mõtlen neid, jah. Aga sa võid ka mõelda niipidi, et ma panin nagu maika ülesse sinu jaoks, sa panid maika alla minu jaoks. Okei. Väga hea. No, ma ei tea. Tegelikult meil on midagi olulist ka jagada inimestega. Lisaks sellele liigsele informatsioonile. Et meil on täitunud märkamatult 4 aastat saate tegemist koos. Ja selle tähistamiseks me teeme live salvestuse, millest te kõik, me armsad kuulajad, te saate võtta osa. Te saate seda salvestust jälgida ja te saate meile ka küsimusi saata. Ja kuna meie
meie suur number on 4 sel aastal, siis saade tulebki just nimelt selle teemaga, ehk siis teema on 4. Nii et me paluksime teilt küsimusi juba praegu aadressile popkulturistid@gmail.com teemal 4. Näiteks, ma toon näiteks, et fantastilisest nelikust, kes on teie lemmikkangelane? Või siis, et mida te arvate Beyoncé albumist 4? Või näiteks, et Jim, sul on praegu laua peal raamat Ness, mis on märgitud numbriga 4. Mis raamat see on? Ka väga hea küsimus. Näiteks, mida te arvate neljakatest, on ju? Et mõtlen seda, kui 4 inimest korraga seksivad. Võime nagu kõigest rääkida. Aga peaasi, et seal oleks 4, oleks küsimusse sisse põimitud. Ja niimoodi me selle 4-teemalise saate ära teeme, tähistamaks suurt pidulikku päeva. Kuna me oleme endiselt eri riikides, siis see live toimub kuskil veebis, kus täpselt ja mis kuupäeval täpselt, seda te saate teada meie kodukat ja meie sotsiaalmeediakanaleid jälgides. Ilmselt see jääb vahemikku 10. juuli 2020 kuni 12. juuli 2020, nii et kui juhtumisi, armas kuulaja, sa praegu kuulad seda osa näiteks aastal 2028, siis unusta ära, siis me Ivoga kas oleme juba surnud või me oleme elus. Või elus. Igal juhul siis on ilmselt nagu mingid muud teated meil juba teile, aga praegu aastal 2020 on tulemas pidu ja me kutsume teid endaga ühesõnaga tähistama. Nii et jälgige meie kanaleid, Facebookis pange like meie lehele, kui ei ole veel pannud, Twitteris hakake jälgima, Instas hakake jälgima, kodukat jälgige, ühesõnaga jälgige hästi pinevalt meie infokanaleid, sest sinna me paneme siis õige pea üles info selle kohta, et millisel veebiplatvormil täpselt me siis selle live-ülekande teeme, aga te saate seal meid ühesõnaga näha ja saate meid ka kuulda ja saate laivis, kes teab, võib-olla kuidagi isegi veel mingit moodi sellesse saatesse panustada. Aga praegune parim panus ja parim kink meile oleks siis küsimus, mis oleks kuidagi seotud numbriga 4, nii et popkulturistid@gmail.com, saatke küsimused teele, see oleks väga tore kingitus. Ja kindlasti saatke küsimusi, sest iga kord, kui me oleme teinud saadet, kus me küsimustele vastame, siis ma olen nagu viimase minutini kohutavalt pinges, et küsimusi ei tule, aga siis loodetavasti ükskord, ütleme nüüd siis sel korral tuleb hästi palju küsimusi kohe alguses, nii et kui sa hetkel istud kuskil, kuulad rahulikult seda saadet, sa ei ole näiteks autoroolis, et sa ei saa hakata nagu tõmblema, aga et sul on nagu okei praegu hakata kohe küsimust kribama ja meile saatma, siis ma soovitan teil seda teha, sest edasine selles saates niikuinii väga huvitav ei ole, et seda võib kuulata nagu selle kõrvale, kui sa mõtled välja küsimust ja saadad seda meile, ma arvan. Nii intensiivne see jutt ei tule, et peaks nagu hullult kuulama. Ja pole kunagi. Ja parimad mõtted on need, mis saavad tehtud teoks ikkagi, nii et ma tean, et miljonid inimesed on proovinud, on mõelnud, et võiks meile kunagi kirjutada, aga vaid mõned üksikud on selle mõtte päriselt teoks teinud ja kõik need inimesed on meid väga-väga rõõmustanud oma kirjadega, nii et rõõmustage sünnipäevalapsi veelgi, me oleme nüüd 4. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid, 4-aastased, kes oleks osanud arvata, et see asi nii kaua kestab. Jah, ei oleks kindlasti osanud arvata, arvestades, et keskmine podcasti vanus kipub olema, ma ei tea, isegi vist äkki aasta veab välja või ma ei ole kuskilt nagu päris statistikat näinud, et ma kujutan, et nagu aasta aega teha on päris lihtne. Kui me saime oma aastase sünnipäeva kätte, siis oli siuke tunne, et vau, et nüüd me oleme nagu midagi saavutanud, et nüüd nagu kõik edasi on boonus, aga tead, kõikidele neile, kes praegu istuvad siin oma aasta otsas ja mõtlevad, et me oleme aasta aega midagi teinud ja see on ilgelt äge olnud. Te ei kujuta ette ka, kui äge see on, kui sa oled midagi 4 aastat teinud. Nii et üks ei ole tipp, esimene aasta ei ole tipp.
Jah, ehk siis teisisõnu praegu Ivo ütles, et kui te olete aasta aega vastu pidanud, siis see ei tähenda mitte midagi. Põhimõtteliselt. Pange oma suud kinni, kui te olete aasta aega teinud ja arvate, et see on mingi suur saavutus. See ei ole mitte miski, miski. Kui meil oli aastane sünnipäev, siis me ise olime küll väga, väga ennast täis selle tähistamisega. Meil oli lausa Jarek Kasar kohal ja me olime Von Krahli klubis ja meil on pärast seda on kõik nagu alla mäge läinud, et teist sünnipäeva, teine sünnipäev oli ka tegelikult väga äge, teisel sünnipäeval me olime Awaken Sessionis vist, eks ole? Jaa, Awakening Session, mis Awakening. oli Mikk Peda ja Angelia koduõuel. See oli ka täiega äge. Vääna kandis, see oli väga tore. Ja siis pärast seda läks kõik allamäge, siis me ei teinud midagi, eelmine aasta 3. sünnipäeva me põhimõtteliselt ei tähistanud. Ja nüüd siis 4. sünnipäev me üritame jälle nagu käima ajada, et võib-olla siis 5. saaks jälle midagi nagu suurt teha. Jaa, meil oli kunagi isegi mõte, et president võiks tulla, võib-olla 5. on siis see, kus presidendiga koos räägime popkultuurist näiteks. No vaatame, kes siis president on. Kas vahepeal on presidendi valimised? Ei ole vist või? Donald Trump on siis president, ma arvan. Sa mõtled Ameerika president? No ma räägin presidentidest, kes päriselt midagi nagu mõjutavad. Vähe mõjukaid presidente me siia saatesse ei oota. Meil on vaja ikkagi presidente, kes ka presidendid on, nii et miks mitte? Trump 5. Me saaksime, ühesõnaga... Ma esiteks, ma vist ma ei tahaks Trumpiga rääkida. Mul on tunne, et mul ei oleks talle nagu midagi öelda, midagi väga tarka. Aga selles suhtes, ja kui palju, ütleme, sa ütled, eks ole, et president peab olema president, kellest nagu midagi muutub või mõjutab, aga samas ma saan aru, et Trump on praegu nagu oma riigis nagu sellisel taanduval positsioonil, et ta nagu ei saa praegu väga tegeleda kõigega, mis ta ümber toimub just väga adekvaatselt, aktiivselt, nii et ma arvan, et ikkagi pigem vaataks nagu selle peale, et oleks Eesti president. No kui sa nii väga tahad Eesti presidenti siia saates, siis me võime sellest rääkida, aga okei, ma ei tea. Mina nagu sihin kõrgemale alati. Mida? Ma lihtsalt ei taha Trumpi, ma ei taha temaga rääkida, ma arvan, et see ei oleks huvitav saada. No, tüüpiline lumehelbekese suhtumine. Ivo, mida sul veel vaja oleks, et sa ennast turvaliselt tunneksid? Kusjuures lumehelbekesed oleks päris head, sellepärast, et see oleks natuke jahedam. Kas sa tahaksid, et sul sädeleks tuba ja et sul oleksid seal sätendavad ilusad lumehelbekesed vist niimoodi? Tead, mis ma täna mõtlesin? Ma reaalselt, ma ütlen sulle seda nagu 100% praegu räägin tõtt. Isegi mitte 99%, vaid reaalselt 100% räägin sulle tõtt praegu. No, lase tulla. Ma istusin täna arvuti taga suures kuumuses ja otsisin Amazonist selliseid sädelevaid diskokeras, või ta ei ole nagu diskokera, mida mõtlema selline peegel, eks ole, kuul, aga see oli selline nagu seade, mis valgustab ise ja tal on selline mingi kera otsas, mis ajab seda valgust igale poole laiali, selline nagu valgusmäng, mis peaks teoreetiliselt muusikataktis nagu kaasa liikuma ja tuba täitma sära ja valguse ja toredusega. Ja ma mõtlesin seda tellida ja ma mõtlesin, et ta on nagu selles suhtes halva disainiga, et tal on väike mikrofon sees, mis võtab seda ümbritsevat heli ja siis selle järgi nagu, ma ei tea, vahetab värve ja hüppab ringi. Aga ma olen üsna kindel, et selle mikrofoni saaks sealt lahti joota ja sinna väikese nagu line-in pistiku pesa panna, et ma saaksin sinna taha oma võimendi ühendada ja siis oleks nagu eriti äge. Nii et jaa, mul oleks küll tõesti natuke rohkem sära oma tuppa vaja. Aitäh, et sa küsisid. Okei. Sa ei taha, sa tulid väga hästi sellest nagu potentsiaalsest konfliktist välja ikkagi siukse nagu aumehena nagu pöörasid selle potentsiaalselt nagu barbaarseks muutuva vestluse pöörasid tagasi siukseks nagu härrasmehelikuks isegi. Ma tunnen, et see ongi meie see 4 aasta jooksul välja kujunenud dünaamika, et sina nagu liigutad meie vestlusi barbaarsemaks ja mina siis püüan neid härrasmehelikult tagasi tuua. Okei. Et kui me võtame siin just, vaata paar saadet tagasi me rääkisime
rääkisime M-klubist, mis muide tõesti on täiesti internetis olemas. Minu arust vist, kui mitte kõik, siis peaaegu kõik osad on laetud YouTube üles kellegi hea inimese poolt, et siis nagu võib niimoodi öelda, et kui sina oled nagu Marko Matvere, selline maahärra, on ju, tuled ja ajad sihukest mind aetakse sageli kusjuures Marko Matverega segamini. Ma saan sellest täitsa aru, siis mina olen rohkem Jaan Tätte tahtis mind isegi sinna ümber maailma reisile kaasa võtta. Aga sa ei läinud? No ma ei läinud, ta tiris mind, unesegasena tiris mind voodist välja, et nüüd on aeg minna, Marko. Ütlesin, ma ei ole Marko. Ja siis kui koridoris läks tuli põlema, siis ta sai aru. Millal te Jaaniga voodis olite? See ei ole kellegi teise asi. Ja see nagu, mida ma tahtsin öelda, on see, et sina oled just ka nagu maahärra ja mina olen siis nagu Ain Lutsepa kehastatud majesteet, siis nagu me püüame nagu seda dünaamikat niimoodi siin saates ikka sättida. Hästi. Mulle sobib. Okei. Kas... Ma ühtlasin, või mis sa tahtsid öelda? Ei, ma tahtsin sult küsida, kas Apple'i uut või viimast ülemaailmset arendajate konverentsi vaatasid. Ma püüdsin nagu tagasi tavapärastele nohiklikele radadele meid vedada, aga äkki ei ole aeg. Ei, ma tahtsin ka. Väga hea. Ära arva, et mul on ainult mingisugused nagu, et ma üritan ainult saboteerida seda saatesarja. Ma oleks ka väga nohikliku ja siukse nagu formaadile sobiliku teema sisse toonud, aga hästi, räägime Apple'i üritusest, mida ma ei vaadanud. Vaata, kui lahe oleks, kui meil oleks praegu, eks ole, saate kuulajad, kes saaksid aktiivselt nüüd kirjutada, et sa võiksid oma teema ära öelda ja siis me saame nagu hääletuse teha, et kelle teemaga edasi minnakse, aga kuna meil hetkel ühtegi aktiivset nagu kõrval lisakuulajat ei ole, kes saaks hääletada, siis meil on üsna keeruline. Ja, võib-olla meie sünnipäeva laivil toimub mingi siuke populaarsuskonkurss laivis. See oleks päris äge. Kui see tundub hästi vajalik. Kui tundub, et ilma selleta ei oleks lõbus. Sa oled nagu tegi nii pahur, mitte miski tundu sulle meeldivat, et kõik on nagu siuke okei, no fine, kui sulle nii sobib või ei sobi, siis okei, aga tegelikult sa oled ikka suht nõve. Ma ei taha siin olla isegi, ma tulin siia ainult selleks, et öelda, et täna on meie viimane saade koos, Ivo, et vaata ringi ja äkki leiad veel mõne teise nagu lolli, kellega nädalast. Kurat, siis ma jätan selle Apple'i küll rääkimata, sest tead, ma ütlen sulle jällegi, ma räägin suga jälle ausalt, ma räägin sulle jälle 100% ausat juttu. Nii, see mulle meeldib. Ma olen seda salvestamist väga kaua oodanud. Kas sa kujutad ette, miks? Ma olen tahtnud sinuga rääkida. Ma olen püüdnud sinuga vahepeal niimoodi trükkides rääkida pärast meie viimast salvestust, aga ma olen väga, Jim, tahtnud sinuga rääkida. Sellest Apple'i üritusest või niisama? Ei. Ma olen sinuga tahtnud rääkida uuesti, taas kord, üle aastate jälle. Legend of Zelda Breath of the Wildist. No muidugi, hakkame pihta. Sest vaata, siin ongi nagu see häda, et põhimõtteliselt on meil nagu saate teema, mis on nagu Apple, mis ilmselt kellelegi väga korda ei läheks, sest meie ei ole kahjuks vaba mikrofon. Mul on kohutavalt kahju, et vaba mikrofoni enam ei ole, nemad siia 4 aasta nii-öelda tärminini jõudnud ei ole, kuigi me alustasime samal ajal, ma nagu eeldasin ja ootasin, et nad on veel olemas, et ma saaksin ikkagi kuulata ka Apple'i üritusest. Yeah. Aga me ei ole ja meie ebapopulaarne teema on ikkagi mängud, ma saan aru, et selles suhtes mul on tunne, et ma ei tea, kas see on ma arvan, et me oleme sõnumitoojad, vaata, et me valgustame rahvast ja juhatame neid tõotatud maale. Juhatame neid Hyrule'i. Ma just hiljuti rääkisin ühe ajakirjanikuga The Last of Us 2-st ja andsin oma eksperthinnangu, et mida see võiks tähendada, ma ei tea, seriaalide fännidele, et The Last of Us 2-st võib-olla tehakse, et The Last of Us'ist üleüldse tehakse võib-olla seriaal ja et mis see kõik on ja siis seda vestlust pidades, selle vestluse ajal ma sain jälle aru, et sellest ongi saanud reaalselt üks minu nagu
missioone ilmselt ma ei tea, mingi kõneisikuna, et ma üha rohkem leian end olukordadest, kus ma pean nagu selgitama inimestele, miks peaks videomängudele nüüd nagu hakkama tähelepanu pöörama, kui inimesed seda veel teinud ei ole. Ja neid vestlusi pidades on päris süür tunne see, kuidas nagu mul on selline tunne, et ma räägingi nagu mingist asjast, mis kuidagi kõlab uskumatult inimestele, kellele ma seda räägin. No, et kuidagi, et mingil nagu baastasandil tundub absurdne väga paljudele inimestele, et kas ma nüüd kõrges eas pean siis hakkama mingeid nagu telekamänge, pean hakkama uurima mingi piu-piu ja pauh-pauh nagu vaata mingisugused, et vajutad nuppu ja siis mäger saab haamriga pähe, et see on see nagu, mulle tundub, et see on see nagu valdav sihuke avalik, ühesõnaga sihuke valdav suhtumine või arusaam kuidagi sellest formaadist tervikuna. Ja alati, kui ma nagu leian end nagu seda teavitustööd tegemast, siis nagu kohati on seda nagu väga lahe teha, aga kohati tekib sihuke tunne, et oota, miks ma praegu aastal 2020 pean nagu selgitama inimestele mingeid nagu nii, minu jaoks nii ilmselgeid asju, aga ma teen seda rõõmuga, see ei ole nagu, et mulle, ma ei mõtle kellestki halvasti, kui ta on oma elust jätnud videomängud välja, lihtsalt mu sõbralik soovitus on, et jälgi mängu, sest et väga-väga palju olulisi asju toimub videomängu maailmas tänapäeval ja kui sind huvitavad romaanid ja kui sind huvitab filmikunst ja teater ja muud kaunid kunstid, siis visuaalkunst, kas või maalikunst, kas ma ütlesin juba maalikunst, ma ei tea, graafiline disain, skulptuur, kõik need valdkonnad on leidnud oma täisväärilise, on see üldse mingi sõna, täisvääriline? Mulle meeldib, kõlab hästi. Täisväärilise kohaga videomängu maailmas ja seda ilma hinnaalandusteta, et on tekkinud midagi, mis ongi nagu Helen Hindpere, minu hea kolleeg Zaumi stuudiost, Helen Hindpere ütleski, et videomängud on 21. sajandi, et see, mis oli see, mida tegi 20. sajandil filmikunst, seda teeb nüüd 21. sajandil videomängukunst või valdkond ja see ei ole mingi nali ja see ei ole mingisugune libauudis, ühesõnaga. Nii et selline pikk ja pidulik sissejuhatus sinu Zelda loole. Ehk siis, et see ei ole mingi nagu mõttetu kõrvalteema, vaid me teeme püha tööd, Ivo. kas üks osa sellest sinu missioonist ja selle täitmisest on ka see, et on hakanud siin nüüd kõvasti kuuldusi levima, et ka Disco Elysiumist tuleb telesari? Mina sain sellest ausalt öeldes täna teada. Okei, igatahes missioon läheb päris hästi. Sest et üks inimene meie stuudiost saatis selle meie sinna ühisvestlusesse, et ma ei teadnudki, et siuke asi toimub, see oli mingi prantsuskeelne artikkel, nii et ma Google Translate'i kaudu vaatasin, et nagu lause haaval vaatasin, et Sonic the Hedgehog on ka selle, ma ei tea, levitaja või arendaja, mis iganes produktsioonifirma poolt ostetud ja siis nad nagu teevad veel asju ja nüüd nad on pöördunud indie-stuudio Zaum poole, et wow, mida? Mis see on? Sa võid pärast Engadgetist ka seda lugeda, sellepärast seal oli inglise keeles. Ma täheldasin. Kas sina ütled Engadget või? Jah, kuidas see on? Engadget. Ma ei tea, Endgadget? Engadget? Ma ei tea. Kas seal on nagu END? Ei, see on lihtsalt Engadget on selle saidi nimi. Engadget. Okay. Ma olen lihtsalt valesti näinud. Okei. Aga võib-olla on Endgadget ka, ma ei tea. Võib-olla see on üks nendest, äkki see on, mis selle asja nimi oli, kus minevik on ära muudetud ja sa ei suuda seda tõestada enam kellelegi. Ja ikka kõik on õige. Me oleme rääkinud sellest. Engadget. No et siis kunagi oli End ja keegi muutis selle ära mingil väga hämaral põhjusel. Okei. Ühesõnaga palav on olnud. Ja tõsi. Ja ma olen hästi palju siis püüdnud aega veeta võimalikult
nagu rahulikult, et mitte ärritada ei ennast ega liigselt siis ka ringi tõmblemisega veel kuumust juurde tekitada. Ja üks viis seda rahulikult olemist nagu väga-väga kvaliteetselt sisustada on loomulikult erinevaid mänge mängida, nagu sa oma sissejuhatuses ka rääkisid, on see selline mõistlik asi, mida oma ajaga peale hakata. Ja kui ma ostsin omale, päris alguses kohe, kui ma ostsin omale Nintendo Switchi, siis küllaltki alguses ma ostsin omale ka Legend of Zelda Breath of the Wildi, mida tol hetkel nagu kõik kiitsid kui maailma parimat mängu, kõige paremat Zelda mängu, üks ägedamaid kogemusi üldse, inimesed rääkisid, kas nad on sadu ja sadu tunde sinna matnud ja see kõik on nii uskumatult hea ja äge ja mul oli nagu üks põhjus, miks ma üldse ostsin Nintendo Switchi, oli see, et ma saaksin mängida seda mängu. Ma ei ole kunagi Legend of Zelda mänge väga mänginud. Pole nagu päris minu teema olnud, aga nüüd tundus nagu, et now or never moment, eks ole, et kui ma nagu nüüd sellega ka ei hakka nagu seda seeriat hindama ja selle vastu huvi tundma, siis on kõik, siis ei toimi see üldse minu jaoks. Ja nii kurb, kui see ka ei ole, ma mängisin seda umbes 8 tundi. Nii et ma tunnen, et ma ikkagi üritasin, et see ei olnud nagu see, et ma mingi pool tundi või tunnike nagu katsetasin ja tegelikult ei jõudnud üldse kuhugi ja jätsin maha, aga ma ikka üritasin tõesti seda mängu mängida. Ma tahtsin, et see mulle meeldiks ja ei midagi. Kuidagi nagu ma ei saanud nagu pihta. See tundus mulle nagu tüütu, see mäng, tol hetkel. Nii, ja nüüd tüütu, mismoodi? Keegi ühes, ma ei tea, kas selle arvustusvideo, sest nüüd ma olen lisaks mängimisel olen ka hästi palju vaadanud selle mängu kohta erinevaid videosid ja üks inimene ühes videos ütles väga hästi, et Breath of the Wild on mäng, mis on kõige keerulisem mängu alguses. Ma ei tea, kas oleksid sellega nõus või mitte. Ma saan aru, mida see inimene mõtleb, jah. Selles mõttes, et sa ärkad üles seal mängus, sa oled palja jalu, ilma särgitu, sul on maika ainult allpool ja siis sa lähed ja leiad mingi oksa ja siis saad surma. Jah, põhimõtteliselt. Et see mäng, kuigi sa alustad nagu väga ohutus siukses tutorial islandil põhimõtteliselt, siis nagu lõpptulemusena see algus, sa ei saa nagu aru, ta on väga vaba mäng ja seda vabadust muidugi ju on mõistlik kiita. See inimesele, kes naudib avatud nagu mänge, on see ideaalne. Ta ei pea mitte midagi tegema. Ta lihtsalt võib ükskõik mida teha, mida ta tahab. Ta võib hakata suvalises suunas jooksma ja teha ükskõik mida seal mängus. See mäng tõesti, see mitmekesisus tegevusi ja tegevuste kombinatsioone, asju, mida seal on võimalik teha, on uskumatult suur. Ja tõesti, ta jätabki siukse mulje, et sa võidki siin mängus teha ükskõik mida. Ja minu jaoks see oli probleem, sellepärast, et teatud mõttes, kuigi ma hindan nagu avatud maailmaga mänge, siis ma hindan ka seda, et keegi nagu hoiab minu kätt ja viib mind natuke nagu läbi selle narratiivi. Et tegelikult mängudes peaasjalikult ma tahan kogeda narratiivi. Mind väga ei huvita mingi 100% kõikide asjade ülesleidmine, kõige tegemine, kõige läbiproovimine. Ma tahan seda lahedat lugu kogeda ja ma tahan seda kogeda nii, et see ei tekita nagu liigselt takistusi. Ja kuigi siin mängus siin nagu alguses natukene nagu lükatakse õigele poole niimoodi, mingi, vaata, mis seal on, siis lõpptulemusena päris alguses on mitu sellist kohta, kui sa nagu natukenegi ei pane tähele või natukenegi hakkad mingit oma asja tegema, siis sa nagu kaotad justkui selle põhilõnga ära. Ja selle nagu juurde jõudmine, et see nagu asi hakkaks lahti rulluma, et sa nagu hakkaksid liikuma selle poole, et see mängu nagu põhistoori läbi teha. Mina pidin kohe vaeva nägema, ma pidin nagu reaalselt backtrackima ja leidma, et kust kohast ma nagu hakkasin valesti minema. Sest see põhifrustratsioon mulle tundub oligi see, et ma nagu ei saanud pihta. Ma ei saanud aru, ma hakkasin küll minema erinevatesse suundadesse, mingi hetk tulid siuksed kollid, kellega ma ei saanud hakkama, nad olid liiga tugevad. Ma ei saanud aru, et kuidas ma nagu ennast leveldan, sest tavaliselt sellistes mängudes on mingi siuke arendussüsteem, et sa saaksid kuidagi tugevamaks, eks ole. Ma ei saanud aru,
kust ma saan neid paremaid relvi või kas ma üldse tohin siia kohta tulla juba, sellepärast et siin tunduvad olevat sellised kollid, kellega ma ei saa hakkama. Ja tegelikult ma ei tea, kas seda kuskil öeldakse nagu mängu jooksul ka, et need shrine'id, mida sa seal läbi teed, ei anna sulle mitte ainult seda, et sa saad nagu täiendada sealt tulevate nagu võitudega oma elusid ja vastupidavust. Aga nad tagavad ka selle, et sa leiad neid läbi tehes paremaid relvi. Et lõpptulemusena, et mida rohkem sa neid oled läbi teinud, selle järgi mäng hindab seda, kui kaugel nii-öelda jutumärkides see peaksid olema ja annab sulle siis nagu vastavalt võimsaid relvi. Seda ei öelda mitte kuskil minu meelest, vähemalt mulle ei öeldud, et seal tõesti väga, väga palju tuleb lihtsalt ise avastada ja nagu kuidagi välja mõelda. Ja võt minule sai see päris suureks komistuskiviks alguses, et ma nagu ei saanud pihta, mis toimub. See ei olnud nagu selline mäng, millega ma oleks nagu varem kokku puutunud. Enamus sellised rollimängud, enamus sellised avatud maailma mängud on natukene teistsuguse mehaanikaga. Ja ma siin mõned saated tagasi rääkisin, et ma olen jälle hakanud kuidagi huvi tundma selle mängu vastu ja natukene proovinud. Ja üks hetk käis nagu see klikk ära, et ma hakkasin aru saama, et ma läksin nagu tagasi põhimõtteliselt mängu algusesse, hakkasin nagu vaatama, et mida ma siis nagu valesti tegin või kuhu ma oleks pidanud minema. Selles mõttes, et sa tegid nagu new game'i lausa või? Ei, ma jätkasin oma vana save'iga, mida ma olin mingi 8 tundi mänginud, aga ma läksin nagu tagasi nendesse kohtadesse, kus ma mäletan, et viimati see lõng nagu rippuma jäi. Ja siis ma mingi hetk sain pihta. Ja siis ma mingi hetk sain aru ja mäng hakkas nagu liikuma. Ja nüüd ma olen mingi 25 tundi vist seda mänginud nüüdseks. Ja ma nii kohutavalt naudin seda. Ma naudin seda mehaanikat, mis selles mängus on. Ma naudin seda, et hoolimata sellest, et mitte keegi sulle selles mängus ei ütle tegelikult, kuidas enamus asju teha. See on üks nagu frustreeriv osa minu jaoks, et kui sa oled inimene, kes on huvitatud sellest, et ma tahaks mänge mängida, ma ei ole kunagi mänge mänginud, ma tahaks seda hakata tegema. Siis ma arvan, et see on nagu kõige kohutavam mäng, millega alustada, sest isegi inimesel, kellel on nagu põhiline mängumehaanika, nagu et loogika, kuidas arvutimängud toimuvad, on selge, siis see mäng nagu, ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt rumal, aga sa pead nagu usaldama siin mängus palju rohkem oma intuitsioone ja lihtsalt katsetama. Et näiteks et sa saad teha lõket, kui sa viskad maha, kõigepealt sa pead, eks ole, suvalise puu maha raiuma, sa saad seda teha ükskõik millise terasest relvaga. Siis sa saad sellest hagu, mille sa pead maha viskama, siis sa võid sinna kõrvale visata ühe tulekivitüki ja kui sa seda mõõgaga lööd, siis see lõke hakkab põlema. Nagu kõlab loogiliselt, sa lööd metalliga vastu, eks ole, tulekivi, saad sädeme, midagi hakkab põlema, aga ma ei oleks nagu, see on nagu kuidagi selline intuitiivne hüpe, mida sa pead seal tegema, sa pead nagu usaldama seda, et see mängumaailm on selliseks tehtud. Sa pead aru saama, et nad on üritanud sellise maailma teha või mis nagu huvitav näide võiks veel olla, et mina sain üllataval kombel, kuna ma olin vist näinud mingeid review videosid, ma sain aru, kuidas söögi tegemine käib, aga see ka ei ole siin mängus nagu absoluutselt nagu, see võtab ikka päris kaua aega, et sa saaksid aru sellest, et sa pead leidma kuskilt mingi poti, selle all võib-olla on tuli, aga kui ei ole, siis sa pead tegema sinna alla tule. Ja siis võtma oma nii-öelda inventorist mingeid asju kätte, ja siis minema oma inventorist välja, siis nagu sul on nüüd hunnik toitu käes, sa pead viskama nad sinna potti, et süüa teha ja need peavad omavahel kokku sobima enam-vähem. Et see kõik on, ja need ei ole nagu asjad, mis on nagu nice to have. Kui sa siin mängus ei oska süüa teha, siis sa sured ära, sa ei saa, sul on vaja siin mängus teha süüa ja mitte ainult selleks, et lihtsalt nagu elusi tagasi saada, vaid selleks, et minna, ma ei tea, väga külmadesse kohtadesse, väga kuumadesse kohtadesse, kus on väga suur äikese tõenäosus või tule tõenäosus, et see on nagu, selles mõttes, et ta on kohutavalt frustreeriv alguses, kuni sa saad pihta, kuidas kõik toimib ja siis on ta kohutavalt nauditav mäng, sest kõik need asjad, mis alguses põhjustavad frustratsiooni, muudavad ta geniaalseks. Et sa saad üldse selliseid asju teha. Ja et siin on nagu loogika ja see loogika on väga hästi läbi töötatud, läbi mõeldud ja toimib.
Aga ta ei ole kindlasti nagu algaja sõbralik mäng ja ma ütlen ka ausalt, et mitmedki nagu kohad on sellised olnud, kus ma olen pidanud vaatama YouTube'ist videosid, kuidas sealt päris läbi saada. Et noh, näiteks mõned pusled, see on väga puslepõhine mäng, enamus nendest ma väga hea meelega püüan ise välja nuputada ja see tunne, mis sul on, kui sa selle välja nuputad, on ääretult meeldiv ja ta on väga nagu tasuv selles mõttes, aga jällegi ma olen inimene, kes tahab tegelikult nautida seda lugu, mitte niivõrd jääda nagu 5 tunniks kinni mingisuguse pusle juurde, mida ma ei suuda lihtsalt lahendada. Ja see pusle ei pruugi olla lihtsalt mingit asjade ringi liigutamine, või see võib olla ka mingitest kohtadest läbi hiilimine näiteks, mida siin mängus tihtilugu peab tegema. Aga hoolimata sellest olen ma suutnud juba kaks nii-öelda siis jumalikku elukat, Varuta ja Vanaboris olen suutnud oma tahtele allutada, siis 4 2 on tehtud. Ma olen, kui mängu, ütleme, kui ma taas kord alustasin selle mängimisega, siis ma olin vist 2 ala üldse nagu kogu mängu peale lahti teinud, nii-öelda avastanud, käinud nendes tornides ja neid oma kaardile märkinud, aga nüüd mul on see kaart juba, ma ütleks, et umbes pool kaarti on vist käes, see on ikka kohutavalt suur mäng, see on uskumatu. 25 tundi olen ma mänginud seda ühte save faili ja enamus asju, mis nagu on siin mängus nagu selline põhiline, ma pole veel avastanud. See on kõik tõsi, mida sa räägid ja see tõepoolest ongi see, mis teeb selle mängu nii eriliseks. Just see, et mängu alguses juba, kui tavaliselt mängud on sellised, et eks ole, sa pead nagu, et sind aidatakse rohkem natukene, et sind suunatakse rohkem niimoodi, et sa ei satu mingitele eksiradadele, et sa tavaliselt ikkagi nagu, ma ei tea, võitled kollidega, kes on jõukohased sulle, siis saad tugevamaks, siis tulevad tugevamad kollid ja nii edasi. Breath of the Wildis põhimõtteliselt sa võid paljajalu otse minna ja üritada nagu kohe see mäng lõpuni teha, eks ole, et seal nagu kohe alguses saad teada, mis sa pead tegema, et sa pead selle kanoni siis minema ja ära tapma, kes on siis see suur paha lõpuboss ja põhimõtteliselt sul on vabadus minna ja teha seda kohe. Kuigi see on võimatu, minna paljajalu mingisuguse õunapuu oksaga nagu kallale mingisugusele nagu gigantsele kurjale olendile. Et lihtsalt see on nagu väga huvitav, et sa tead algusest peale, mida on vaja teha, aga sa pead kõike ise otsustama ja niimoodi saabki sellest mängust midagi palju enamat kui lihtsalt mingisugune vaenlaste mahanottimine, vaid sellest saab mingisugune, mina ütleks ikkagi siuke nagu lõbus, humoorikas, seiklusrikas ja ühtlasi ka meditatiivne siuke rännak läbi maailma põhimõtteliselt, kus sa võidki teha mida iganes ja võid kohtuda väga paljude huvitavate tegelastega ja näha väga kauneid ja erilisi ehitisi ja see loodus, mis seal mängus on lihtsalt nagu fantastiline minu meelest ja jah, ühesõnaga, et sa võid sellest mängust teha oma, ma ei tea, elu aseaine mõneks ajaks ja sellisena see mäng on lihtsalt ideaalne. Võid korjata õunu, võid veeta terve õhtu korjates õunu nagu ja siis saad minna neid küpsetama. See mäng on tõesti võrratult ilus ja ka väga kompleksse ja huvitava maailmaga ja see, kuidas seda lugu jutustatakse, kui sa selleni jõuad, on väga ilus ja väga huvitav. Aga tõesti, ütleme, sa alustad mängu, sul on üks quest, et kui ma rääkisin sellest, et ma kaotasin nagu selle niidi otsa ära, et kuidas seda lugu nagu läbi mängida, et siis sul on nagu mängu alguses on sul üks asi, destroy Ganon. Nagu okei, aitäh. Mõtlen, et äkki ma saan natuke lisainfot, nagu tavaliselt sellistes mängudes on need missioonide nagu päevikud või quest journalid, et sa saad sinna minna ja vaadata, et mis sul parasjagu pooleli on. Seal on ka üks kirje, destroy Ganon, okei, yes, väga hea. Siis minul jäid umbes sinna, kus ma sain teada, et ma pean leidma üles need 4 jumalikku koletist. Aga see on täpselt see, et sinu missioon on leida üles 4 jumalikku koletist, mis on nagu sellel meeletult suurel mängumaailmal 4 eri otsas. Palun hakka minema. et see on nagu
ahah, et mul on nagu 2 missiooni praegu, et hävita Ganon ja enne seda oleks juba kasulik, kui sa need 4 koletist ka leiaksid, et see aitaks sind, et okei, mis siis nüüd edasi? Ja siis ongi täpselt niimoodi, et nagu kõige kaugem mäetipp, mida sa horisondil näed, sinna saab ka minna. Et see ei ole lihtsalt taust, mis jääb muutumatuks vaatamata sellele, kui kaugel või lähedal sa sellest mäetipust oled. Ei, see ongi päriselt seal olemas seal kuskil kaugel ja sa saad päriselt sinna minna. Kas jalgsi või hobusega või kuidas iganes, aga kas sa lumelauaga oled juba sõitnud seal või? Ma ei ole nüüd vahepeal jõudnud, pärast seda, kui ma sain mängule pihta, ei ole ma väga sellistesse lumistesse aladesse nagu veel uurima läinud, et ma just nagu ma ütlesin, ületasin kõrbe või kõrbet, et siis Vanaboris üles leida. Ja siis ma sain nii-öelda siis liivasurfamist teha. Ja liivasurfamist, see on sama lõbus. Aga kahjuks ma veel nendele lumistele aladele pole jõudnud. Ka see on siuke asi, mida vist mäng sul absoluutselt kuidagi ei selgita, et sul on võimalik üldse oma kildiga lume lauatada. Sest ma arvan, et mul varsti hakkab saama ma arvan, et varsti hakkab saama 100 tundi täis selle mänguga. Ja ma sain ka ikka nagu väga, väga hilisel, ma olin väga kaugel seal mängus juba, kui ma alles avastasin, et ma saan oma kilpi kasutada lumelauana, kui ma olen lumistel aladel. Et nagu, see oli täiesti müstika, nagu, kuidas ma seda alles nüüd avastan või nagu, kas ei oleks pidanud nagu kuidagi varem jutuks tulema, aga täpselt nii ongi, et seal igaüks nagu omas tempos avastab ja uurib seda maailma. Ja jällegi sellisena see on väga tõetruu selles mõttes, et täpselt nii on ju ka elus, et ma ei tea, mõni õpib lapsena lumelauda sõitma ja saab Kelly sildaruks ja siis mõni otsustab keskea kriisi ajal, et nüüd on vaja nagu ruttu minna, osta endale lumelaud ja on vaja hakata elama mingit teistsugust elu. Et iga asi omal ajal ja see, mis kellelegi on see õige aeg, ei pruugi seda olla kellegi teise jaoks. Nii et, ja see mäng ei karista kedagi nagu selle eest, et ta nagu midagi avastab võib-olla hiljem, kui ta arvab, et oleks pidanud või varem. Et see avastamisrõõm on muidu lihtsalt nagu kogu aeg suur. Välja arvatud juhul, kui sinu avastamisrõõm on, kuidas siin mängus üldse võitlus toimub. Sellepärast, et minul kulus reaalselt 10 tundi, et aru saada nagu 2 nagu üliolulisest asjast. Üks on shield parrying, ehk siis kui sa õigel ajal nii-öelda kilbiga lööd, siis sa saad vaenlase nagu eemale lüüa endast, mis on ülimalt oluline selle mängu nagu võitluses. Ja teine asi on siis see, et kui sind rünnatakse, kui sa õigel ajal nagu tagurpidi salto teed, siis sa saad nagu väga kiiresti jällegi nagu rünnata oma vaenlast. Ehk siis need on nagu 2 sükest asja, mida põhimõtteliselt ilma mille teadmata seda mängu ei ole võimalik mängida. Ja lisaks sellele oleks ka päris hea teada, et kui sa oma nii-öelda siis selle purilennukiga nagu hõljud ja sel ajal vibu kasutad, siis sa lähed nagu sellisesse bullet time mode'i, kus kõik nagu läheb aeg luubiks ja sa saad mitut nagu siis kolli lasta oma vibuga. Need on asjad, milleks tõesti reaalselt mul kulus 10 tundi, et aru saada ja siis ma alles hakkasin nagu pihta saama, et need suured kollid siin on nagu asjad, kellega ma saan nagu võidelda ja edukalt, sest varem oligi, et kui ma nagu avastan seda toredat ja laia maailma ja keegi mulle teel ette tuli, siis ta lihtsalt lõi mind maha, sest ma ei osanud isegi nagu kilbiga kaitsta ennast. Et võib-olla see on ka nagu pooleldi see, et ma tõesti ei ole sellist tüüpi mängudega harjunud, ma ei osanud nagu kõike seda nagu ennetada, ma olen harjunud võib-olla lihtsamate võitlussüsteemidega, kus sa lihtsalt põhimõtteliselt nagu vehid oma mõõgaga vaenlase poole, et sul ei ole nagu selleks väga palju taktikat vaja. Aga see mäng nagu ütleme, ma olen 25 tundi mänginud ja kindlasti vähemalt paar tundi YouTube'i videosid vaatan nüüdseks hetkeks, et sellest mängust nagu sotti saada. Lisaks sellele mängurõõmule pakub see Breath of the Wild ikkagi ka jätkuvalt nii palju lihtsalt sükest nagu esteetilist naudingut, sükest silmailu,
et see on üks neid mänge, kus lihtsalt liiga suur on see kiusatus, et teha nagu erinevaid pilte nendest erinevatest nagu looduskaunitest paikadest, et sellele kiusatusele vastu panna. Ja noh, see on ka mingisugune äge aeg nagu videomängude ajaloos üleüldse, mulle tundub, kus me praegu oleme, sest et ka The Last of Us 2 kohta on juba ilmunud artikleid, kus räägitakse sellest, et inimesed teevad seal hästi ilusaid pilte nüüd. Et lisaks sellele, noh, et nad seal seiklevad, et siis ikkagi need mingid lumised metsad ja muud vaated, et see kõik on juba nagu noh, et seal on veel midagi veel peale selle, et keegi seal nagu üritab mingeid missioone täita või mingisugust ma ei tea, kellestki võitu saada. Ja see on jälle miski, mis on nagu siuke, ma ei tea, alahinnatud tahk minu meelest nagu kogu selle videomängu, ma ei tea, formaadi juures. Ma saadan sulle ühe lingi, kuhu ma võiks teda saata nii, et sa seda kohe näeksid. Kas ma saadan ta sulle Facebooki või? Näiteks? Ma saadan sulle sellise lingi. Vaata korra seda, kirjelda, mida sa seal näed meie kuulajatele. Sest nemad seda kohe hetkel näha ei saa, aga kui nad meie saate märkmed üles otsivad, siis sealt nad saavad ka seda vaadata. Okei, betapixel.com. See on mingisugune artikkel sellisel leheküljel nagu betapixel.com, kuhu ma vist praegu sattusin esimest korda elus. See on selline fotograafia kodulehekülg. A street photographer takes his craft into the video game world of GTA 5. Ahah. Nii et on mingisugune tänavafotograaf Fernando Pereira Gomez, kes tavaliselt pildistab inimesi New Yorgi tänavatel, aga nüüd on ta siis hakanud tegutsema ka virtuaalsetel tänavatel Los Santoses, San Andreases, ühesõnaga GTA 5. Okei. Kuidas need pildid sulle tunduvad? Siin on mingid vanamemmed, Aasia vanamemmed. Ei, ma ei mõtle, et sa peaksid kirjeldama, mis need igal pildil on. Kuidas need sulle tunduvad? Need tunduvad nagu päris tänavafotograafia. Need tunduvad nagu mingid ilusad pildid, mida fotograafid panevad Instagrami. Jah, täpselt. Päris inimestest ja päris tänavatest. Et selles suhtes ma olen sinuga täiesti nõus, et see nagu need maailmad, mis tänapäeval nagu videomängudes luuakse, on nii kompleksseks muutunud, et nad on oma ette juba nagu huvitavad lihtsalt vaadata. Ja sa aru, see tuletabki mulle meelde, ma mäletan kunagi ma ei mäleta, kellele ma seda rääkisin, aga kellegagi mul oli vestlus GTA-st. Tegelikult ma arvan, et ma olen sinuga seda rääkinud siin 4 aasta jooksul, et näiteks see sama GTA San Andreas, et ma tingimata seal nagu vahetevahel ma nagu ei tahtnudki lihtsalt nagu minna ja nagu tappa inimesi seal, on ju. Et vahetevahel ma hakkasin seda mängu mängima ainult selleks, et minna ja nautida, ma ei tea, autosõitu või rattasõitu näiteks. Et see, teatud kellaaegadel oli seal eriti ilus, on ju, näiteks kui olla mägedes seal päikseloojangu ajal, siis mulle lihtsalt väga meeldis sõita kas mootorrattaga või mägijalgrattaga mägedes, samal ajal kui päike loojub, ja see oligi kogu nauding, see oligi kogu point, et miks ma selle mängu käima panin. Et tõepoolest see siuke eskapism, mida mängud tänapäeval pakuvad, on niivõrd, kuidas öelda, neelav ja rikkalik, et noh, milleks jätta ennast ilma nendest kogemustest. Mulle tundub, et kui kunagi räägiti, kui VR tuli, VR-tehnoloogia, kui sellest hakati nagu rohkem rääkima, siis hakati rääkima, et see kindlasti mõjutab ka turismi tulevikku, et inimesed ei pea tingimata tulevikus enam isegi ostma endale lennupileteid kuskile Madeirale või noh, et sa lihtsalt paned need VR-prillid pähe ja sa oledki seal, on ju. Paned võib-olla kõrvaklapid pähe ja kuuled seal seda
seda kohalikku helitausta ja ühesõnaga simuleerid siis seda reisikogemust. Et noh, VR on väga-väga lahe, kui seda hästi teha, siis see võib tõesti olla midagi vägevat. Kas sa neid uusi VR-i seadmeid, mis nüüd, vaata, see põhiline jutt ju nende esimese põlvkonna VR-seadmetega oli see, et kui saaks juhtmetest lahti, et see on nagu põhimõtteliselt nüüd olemas, et on olemas kvaliteetne virtuaalreaalsus ilma juhtmeteta. Kas sa oled neid kunagi proovinud? Ilma juhtmeta VR-seadmeid? Ei vist proovisin eelmisel Balto skandalil, nii et see pidi olema siis 2018 podcastist Puhata ja mängida Rein Soobel tegi Ansambel U-ga sellise VR kontsertvideo lavastuse, kus siis Ansambel U mängis Rakveres ühes saalis. Inimesed istusid saalis nagu niimoodi toolidel, umbes selliste 2-meetriste vahedega ja see oli veel enne koroonat, et nad olid oma ajast ees ja siis Ansambel U liikmed olid siis niimoodi paigutatud 4 seina äärde inimeste ümber ja inimestel olid need juhtmevabad VR need prillid peas ja siis sai kuulata seda Ansambel U live muusikat samal ajal, kui siis VR prillide kaudu saime olla rabas. Issand, kui huvitav. See oli päris lahe, jah. Et ma oskan selle kohta öelda ainult nii palju, et resolutsioon peab muutuma ka väga palju paremaks, et seni kuni on näha piksleid, seni on ikkagi nagu mingi filter vahel, aga ma usun, et me oleme nagu jõudmas sinna juba üsna kiirelt, et ka resolutsioon ei ole enam mingisugune probleem ja ka VR muutub väga-väga kuidagi nagu tõetruuks ja selliseks neelav on see juba, aga tõetruumaks saab muutuda küll. Aga mis ma öelda tahtsin, oli see, et GTA San Andreas on nüüd juba vana mäng, eks ole, nii-öelda. Millal see välja tuli? Ma praegu guugeldan. Pakun, et rohkem 2009 kui 10 aastat tagasi. Ma ei tea, ma pakkusin praegu täiesti suvalt. 2004 isegi. Issand, okei. Ma just mängisin seda mängu kusjuures. No vot, 2004. Aga juba seal kuigi kõik on natuke kandilisem kui võib-olla tänapäeva standardite järgi tahaks, et asjad oleks, on veidi siuke nagu ikka nagu tolle aja siuke rohmakam esteetika, siis ikkagi see kõik, see esteetika kõik kokku on ikkagi piisavalt stiilne ja nagu kuidagi eneseküllane, et seal saabki tegeleda ka tänavafotograafiaga või saabki minna lihtsalt mägedesse rattaga sõitma ja lasta sel end võluda ja rahustada. Ehk siis ma ei tea, kuidagi nagu, ma arvan, et asjad liiguvad selles mõttes vaikselt paremuse poole. Ma nägin ka, klassivend Ragnar saatis mulle uudise, et Poolas pandi videomäng kooli kirjanduse kavva, siis kirjanduse tunni kavva. Tegu on videomänguga This War of Mine ja sellest kirjutas diktor, geeniuse diktor, Martin Liivandi artikkel on see, millel on siuke sensatsiooniline pealkiri enneolematu Poola lisas maailmas esimesena videomängu koolikirjanduse nimekirja. On see tuttav pealkiri sulle, ma räägin sellest mängu pealkirjast? This War of Mine. Jaa, ma isegi oman seda mängu kusjuures. Ta on mul minu Steam library's olemas. Ma ei ole teda kordagi mänginud, kuigi mul on väga suur huvi selle vastu. Ma tahaksin seda mängida, kui ma nägin, kui see mäng välja tuli, siis ma vaatasin mitut videot selle kohta. Aga tol hetkel nagu ei raatsinud osta, aga nüüd ta just hiljuti oli Humble Bundle sellisel portaalil oli suur kampaania, kus siis oli selline
trobikond mänge, koomikseid, raamatuid, erinevaid meediat, siis siis Fight for Racial Injustice ja selle raames siis sai ka selle mängu, kui sa neile raha andsid, sai ka selle mängu ja nüüd ta on mul olemas ja nii, et äkki, ütleme niimoodi, et kui ma oleksin Poola kooliõpilane, siis ma ei peaks minema raamatukogust seda mängu otsima, vaid saaksin omaenda koduraamatukogust selle võtta ja ära mängida, et peaks ette võtma. Mis sa arvad sellisest asjast, et mäng on koolikirjanduse õppekavas? Oli ka juba aeg. Või mul on probleeme kooli kohustusliku kirjandusega, ma ütlen ausalt. Just selles osas, et mulle enam ei ole ühtegi probleemi, ma olen kooli lõpetanud ja ei pea neid raamatuid kohustuslikus korras lugema, aga kui ma olin kooliõpilane, siis ma lugesin väga vähe raamatuid, mis olid kohustusliku kirjanduse osa tegelikult läbi ja ma mäletan vist, et ma nautisin nendest ainult ühte, see oli siis Triumfikaar. Autori nimi hetkel ei meenu kahjuks. Remark. Väga hea. Ja see raamat mulle väga meeldis, aga kõik teised raamatud, mida ma siis kohustuslikus korras alates, ma ei tea, kevadest või pidin nagu koolis lugema, olid kõik nagu tol hetkel väga piinarikkad. See võis olla sellest, et vähemalt sellises kirjanduse mõttes või kirjandusalase võimekuse mõttes olin ma mõned aastad oma ütleme, vanuselistest keskmistest nagu maas, et ma nagu ei tundnud näiteks, ma ei tea, kas mingi ala 9. klassis või põhikoolis pidi lugema Fausti, mille vastu mul puudus absoluutselt igasugune huvi. Ma ei saanud sellest raamatust aru, ma kujutan ette, et kui ma täna loeksin Fausti, siis see võiks olla päris huvitav ja meeldiv kogemus. Või võib-olla 20 aasta pärast, kui ma loeksin Fausti, siis see oleks nagu nauditav, aga ma ise vähemalt tunnen, et selleks, et mingit nagu raamatut nautida või seda nagu mõista, peab olema mingi teatav kas vanuseline küpsus või õige aeg elus või mingi arusaamine tekkinud selle teema kohta. Ja ma saan ka aru nagu sellest kohustusliku kirjanduse nagu eesmärgist, just selles osas, et nagu pannagi inimesi koolis puutuma kokku lihtsalt erinevate mõtetega, erinevate loometekstidega, erineva kultuuriga, et neil oleks midagi, millega luua seoseid, et neil tekiks mingisugune enda maailmapilt selle kõige põhjal. Aga selleks peab olema mingi parem viis, sellepärast, et ma tõesti nagu ausalt ütlen, et ma tõesti ainult ühte raamatut kohustuslikus kirjanduses nautisin, enamusi neist ma ei lugenud, ma lugesin kokkuvõtteid. Ma ei arva, et enamik 12, kindlasti meie kuulajad on ääretult kultuursed, targad, toredad ja tublid inimesed. See, mida ma ütlen, ei käi ilmselgelt teie kohta. Aga ma ei arva, et enamik keskkooli õpilasi saaks aru Kafkast näiteks päriselt. Et neil oleks nagu piisav vaimne küpsus, et tegelikult hinnata Kafka teoseid. Või ükskõik mida, et Tammsaaretki. Ma arvan, et enamus inimesi, kui nad loeks Tõde ja õigust hiljem elus, naudiksid seda rohkem. Kui siis, kui sa loed seda, ma ei tea, millal see kohustuslikus kirjanduses ette tuleb, sest ma ilmselgelt ei lugenud seda tol hetkel. Aga liiga vara, vähemalt mulle tuli ka liiga vara kindlasti. Et selles suhtes, et see on nagu minu probleem kohustusliku kirjandusega, et ma saan aru, mida üritatakse teha, aga minu hinnangul see ei ole parim viis selle eesmärgi saavutamiseks ja võib-olla laiema meediaga kokkupuude. Ütleme, siin võib argumenteerida ka seda, et aga mänge mängivad noored niikuinii, filme vaatavad noored niikuinii, sarju vaatavad noored niikuinii, me peame neid kuidagi sundima lugema, et nad ka selle osaga kultuurist kokku puutuksid. Aga ma ei tea, kas see on tõsi. Ma ei tea näiteks seda, et kas noored vaatavad kultuuriliselt olulisi ja väga kvaliteetseid filme väga palju. Ma ei tea, kas mängitakse selliseid mänge, kui populaarsed on nagu žüsee poolest nagu väga sisukad ja rikkad mängud,
noorte seas, kui seal kõrval on siuksed mängud nagu Fortnite ja Call of Duty, millel ei ole sellist nagu lugu. Kuigi Call of Duty võib olla vaieldav, et mõnel neist on nagu komplekssem lugu. Aga lõpptulemusena, et võib-olla olekski nagu mõistlik selles nagu mitte siis ainult kirjanduse kontekstis, vaid üleüldse nagu narratiivi loomise kontekstis rohkem erinevaid võimalusi pakkuda selleks, et puutuda kokku erinevate lugudega, erinevate mõtteviisidega, erinevate maailmatega, erinevate lähenemistega, et see ei peagi olema ilmtingimata ainult kirjandus ja tõesti on kurb, kui täiskasvanud inimene ei ole midagi kuulnud Kafkast ja ei saa aru, kui keegi viitab sellele, et see on väga kafkalik. Või tegelikult ma võtan sõnad, kas see ei ole kurb? Ma arvan, et see on täiesti okei. Et võib-olla see probleem ongi, et me arvame, et see on kohutavalt kurb, kui inimene ei mõista nagu igat kultuuriliselt olulist asja. Aga võib-olla see probleem ei ole selle inimesega, võib-olla see on nagu meie probleem ja me kõik õpime terve elu ja see ongi nagu tegelikult nauditav, nagu Zeldaski. Sa saad võib-olla alles mängu 100. tunnil teada, et sa saad sõita oma kilbiga mööda mäge alla nagu lauaga. Ma võin sulle öelda, kuna sa oled nii palju olnud aus minuga täna, siis ma võin sulle öelda niimoodi nagu omavahel, sest et me oleme omavahel. Kahekesi ja keegi seda pealt ei kuule. Ma ei ole kunagi lugenud Kafkat. Tõsine. Mis asi on tõsine? Kas see olukord on tõsine, kas see avaldus on tõsine, kas sina oled nüüd tõsine ühtäkki? Kafka on tõsine. Kafka on tõsine. Jah, ma ei julge praegu väita 100% kindlalt, et ma ei ole, tähendab, ma alustasin kindlasti Kafka lugemist koolis, vist ma üritasin ka protsessi lugeda, sest see oli osa sellest kohustuslikust kirjandusest, aga läbi ma teda kindlasti lugenud ja vist ei ole ka tema teisi teoseid lugenud. Ma üritan aru saada, kas raamat või lühiteos, mida ma lugesin, oli tema või Sartre kirjutatud ja ma ei suuda praegu. No kui sa mõtled seda, kus see inimene muutus putukaks. Oi, oota, mul hakkas vihma kõvasti sadama jälle. Äkki ei saja sisse, äkki on kõik okei. Ma ei taha akent kinni. Kas sa praegu lihtsalt nagu muutsid teemat, sest sul hakkas ebamugav? Oi! Kas vihma hakkas sadama? Kas sa ka... Kas sul hakkas ka sisse? Jim aita mind. Vaata, nüüd ongi see, kus minu kultuuriline haritus oleks oluliselt parem, kui ma oleks tegelikult ka lugenud ja tähele pannud. Mis mingi saar oli? Mingisugune vangisaar oli? Ja see oli mingi hästi tõsine teos. Oota, nüüd sa räägid mingist nagu hoopis teisest asjast vist. Sa mõtled seda, kus mees oli raudse maskiga saarel vangis või? Või sa räägid Robinson Crusoe'st või mis saarest sa räägid? Kärbeste jumalast? Ei, ma ei räägi Kärbeste jumalast, ma räägin ma arvan, et see oli mingi novell äkki või? Mingi saar. Ma üritan selle leida üles oma digitaalsest raamatukogust. See oli väga nauditav lugemine ja nüüd see on mul täiesti meelest läinud. Kas ta on mul siin olemas? And he built a crooked house. Ei ole. Kurat, mis asja ma lugesin? Aga sul on natuke tunne, et see võis olla Kafka? Kafka või midagi sinna. Kanti, siuke. Ta ei olnud nagu Pidalitõbiste saar. No, mingisugune muu saar. Camus'l oli Katk näiteks, siuke lugu, kus kõik mädanesid. Ja Katku ma ka ei lugenud. Asjad olid halvasti. Katk oli tore raamat. Oli jah. Oli küll. See oli nagu Resident Evil inimestele, kes veel ei saanud Resident Evilit mängida, sest et konsoole polnud olemas. Okei. Aga seni, kuni sa otsid, ma kommentaariks ütlen nii palju,
üks kirjandusõpetaja, üks väga lahe kirjandusõpetaja, keda enam ei ole kahjuks meie seas, ütles mulle, et kohustuslikku kirjandust ei ole olemas. Et see on olnud üks sihuke nagu, see on mingisugune sihuke nimetus, mis on nagu rahva suus läinud liikvele ja on kuidagi kahetsusväärselt jäänudki nagu tähistama seda raamatute nimekirja, mida õpetajad soovitavad õpilastel siis lugeda, et sisuliselt on kirjandusõpetajatel vabadus ise koostada lugemiskava või kavu oma õpilastele ja saab igasuguseid asju teha selle lugemiskavaga tegelikult ja ei ole olemas mingisugust nagu kohustuslikke raamatute nimekirja, mida läbimata, ma ei tea, ei tohiks sulle näiteks anda keskkooli lõputunnistust või midagi sellist. Aga noh, jah, ma sain seda teada alles, ma ei tea, 3 aastat tagasi, nii et sellest oli vähe kasu siis, eks. Ma jah, seni elasin täpselt selle sama kuidagi põlgava suhtumisega, et jube vastik oli, et keegi nagu sundis lugema mingeid raamatuid, mis kellegi meelest peaksid olema kohustuslikud ja see oli väga, väga raske nautida midagi, mida sind sunnitakse tegema. Aga ma olen nõus suga, et mõned keerukamad ja erilisemad mängud kindlasti väärivad tegelikult kooli õppekavva lisamist ja ma esialgu tahtsin öelda, et minu meelest tegelikult isegi ei peaks mängud olema kooli kirjanduse tunni osa tingimata, vaid mängud on, et see on mõnes mõttes ka samamoodi videomängu kui ma ei tea, formaadi või kunstivormi alahindamine, et see kuidagi justkui peaks siis nagu siukse nagu mingi alamkategooriana tulema sisse mingi muu distsipliini katuse all, suure ja kaitsva ja õilsa katuse all. Praeguseks on videomängud juba piisavalt suur sihuke kultuurinähtus iseeneses, et seal ei ole vaja nagu kirjandustunni abi, seal ei ole vaja nagu mingit muud, noh, mingi kunstiõpetuse tunni, mingit suurt katust. Need on omaette kunstivorm, et see on natuke samamoodi nagu, ma ei tea, et sa lähed nagu, ma ei tea, et sa lähed teatrikooli ja siis sulle seal näidatakse filme, sest et filmides ka näideldakse. Noh, saad aru, et kuidagi, et sulle õpetatakse filmi või filmi ajalugu kui kunstivormi, mis on nagu teatri alamliik või teatri mingisugune nagu teatrist tuletatud mingisugune nagu mingi alamkategooria. Et ei, noh, filmikunst ja kusjuures inimesed ei mäleta ilmselt seda, sest et paljud polnud siis veel sündinud nagu ka mina. aga et eelmisel sajandil filmikunst ju pidi samamoodi võitlema selle nimel, et saada austusväärseks kunstivormiks. Kui filmikunst tekkis ja massidesse jõudis, siis esialgu oli see samamoodi väga sarnaselt videomängudega, oli selline nagu, noh, seda peeti nagu madalaks kunstivormiks või siukseks nagu kunstivormiks, kus ei saa saavutada neid kõrgusi, mida saavutati näiteks muusikas, on ju, kui vaadata klassikalise muusika poole kas või mida saavutati kirjanduses, kui vaadata, ma ei tea, poeesia ja näitekirjanduse ja romaanikunsti nagu tippteoste poole, et noh, asjad, mis juhtusid sajandi keskel ja natuke aega pärast seda, võib-olla lõppedes siis 70ndate sellise autorikinoga ja Prantsuse uue lainega ja kõikide nende lainete ja asjadega, et see kõik oli ühtlasi võitlus filmikunsti nagu väärtustamise nimel. Ja seda on nagu jabur kuidagi tänasel päeval isegi välja öelda, sest et see on nii ilmselge ju kõigile, et loomulikult filmikunst on nagu sihuke auväärne kunstivorm, eks ole, et loomulikult
PÖFF on selline prestiižiüritus ja kes vähegi kultuurist hoolib siin Eestis, on ikkagi nagu rõõmus, et meil selline nagu väärt traditsioon on olemas, eks ole, iga-aastane ja noh, rääkimata kõigist sellistest nagu suurüritustest ja suurtest platvormidest, on ju, nagu ma ei tea, Cannes'i filmifestival ja Berliini filmifestival, et see kõik, et see prestiiž on nagu, see on nii ilmne, aga see polnud sugugi ilmne, ütleme, eelmise sajandi alguspoolel, kus tehti alles esimesi samme selles suunas, et filmikunst võiks olla midagi, mida võiks näiteks koolis kellelegi näidata. Ma arvan, et see tundus sama absurdne nagu mingil hetkel, nagu praegu tundub paljudele ilmselt see, et koolis pannakse lapsi videomänge mängima. Aga noh, samas kuskilt tuleb alustada, miks mitte, see on tore, et Poolas koolilapsed õpivad kirjandust ka mingisuguse mängu kaudu. Samamoodi ma ütleks, et ma ei tea, et Disco Elysium näiteks on piisavalt keerukas ja mitmetasandiline ja veider ja üllatav ja suur lugu, et olla väga hea alusmaterjal näiteks, ma ei tea, mingi politoloogia ABC õpetamiseks näiteks keskkoolile või ühiskonnaõpetuse ABC õpetamiseks keskkoolile, miks mitte ka ajaloo uurimiseks, kuigi seal mängus on esindatud selline nagu fiktsionaalne maailm ja oma fiktsionaalse ajalooga, siis siiski on seal väga-väga selged paralleelid meie maailma ajalooga ja selliste poliitiliste, kuidas öelda, poliitiliste muutuste ja võitlustega, mida me tunneme oma ajaloost. Kusjuures Disco Elysium on väga lahe näide siin praegu, sellepärast et üks päev mu Malta kolleeg kirjutas mulle ja ütles, et kuule, ma just mängisin Disco Elysiumi läbi, et sa ju tead seda mängu, see on vist eestlaste poolt tehtud. Niimoodi umbes kirjutaski. Ja kiitis seda väga. Ja see on nagu minu meelest täiesti geniaalne näide sellest, kuidas need nagu kunstivormid on omavahel täiesti võrreldatavad ja üksteisega ülekantavad. Sest järgmine asi, mida ta mult küsis, oli, kas sa oled seda raamatut lugenud, mis on samas maailmas, ehk siis Robert Kurvitsa Püha ja õudne lõhn. Ja temal seda mängu mängides tekkis suur huvi lugeda seda raamatut, ehk siis need kaks teost on nagu omavahel tema jaoks ja ma usun, et ka paljude jaoks, kes neid nagu kunstivorme hindamata huvituvad nagu sellest maailmast ja narratiivist, need on võrdsed tegelikult. Nii kirjandus, nii mängukirjandus siis või mängu loomine, mängu narratiivi loomine või üldse mängu maailma loomine või film või sari või mida iganes, et kui see lõpptulemusena minu jaoks nagu Star Wars on samamoodi kohutavalt hea näide, et ta ei ole mingi siuke nagu väga tõsine siuke teaduspõhine sci-fi, ta on meelelahutus, eks ole, aga nii filmis, nii raamatutes, nii koomiksites, nii arvutimängudes, igal pool on igas nii-öelda kunstivormis on vähemalt üks täiesti geniaalne, võrratult hea näide loo jutustamisest Star Warsi maailmas. On väga häid Star Warsi mänge, on väga häid Star Warsi filme, on väga häid Star Warsi sarju ja multikaid, on väga häid koomikseid, on väga häid raamatuid. Ja kui sind see maailm huvitab, siis lõpptulemusena ei ole vahet. Sa naudid neid kõiki lõpptulemusena. Just, et seal ei ole selles mõttes midagi kaotada, et kui sa juba nakatad inimesi mingisuguse ideega, siis nad järgnevad sellele ja tahavad sellest veel osa saada ja süües kasvab isu ja niipidi minnes on väga tõenäoline, et näiteks inimesed, kes fännavad Disco Elysiumi, on ühtlasi ka suured raamatusõbrad, sest et see on oma mingil tasandil on tegu ju selline hiiglasliku romaaniga, rohkem kui 1 000 000 sõna, eks ole. 1 000 000 sõna, umbes sama mahuga on kõik Harry Potteri osad kokku. Umbes sama mahuga on see, kui panna Tolkieni
Sõrmuste isanda triloogia siis kokku ühtede kaante vahele pluss kääbik sinna juurde, siis see on 500 000 sõna, nii et kui kõik need leheküljed siis korrutada 2-ga, ehk siis 2 Sõrmuste isanda triloogiat pluss 2 kääbikut, see teeb kokku Disco Elysiumi sõnalise mahu. Et noh, kui mängija soostub minema nii sügavale sõnade rägastikku ja tunneb huvi ja päriselt loebki, siis loomulikult ühtlasi on tal siis ka isu minna ja lugeda Roberti raamatut, mis on romaani kujul päriselt paberile trükituna olemas ja ei ole mäng ja nii edasi ja ta läheb sealt edasi, ehk siis jah, see oleks nagu kahetsusväärne, kui ma ei tea, kirjanduse tunnid jäetakse üldse ära näiteks ja siis selle asemel lapsed mängiksid Fortnite'i ja Call of Duty't, see oleks nagu kurb, et mitte öelda traagiline aga siin tulebki jälle mängu vahe tegemise oskus ja miks on oluline, et inimesed, kes videomängudest midagi teavad, et nad nagu hajutaksid inimeste eksiarvamusi ja eelarvamusi videomängust kui kunstivormist, ehk siis, et seal toimub väga palju enamat kui see, mis nagu pealispinnal ainult massikultuuri poole vaadates justkui toimub, ehk siis, et seal ei ole vaja nagu ainult mingeid värvilisi palle ritta seada, et koguda punkte oma mobiiltelefoni mingisuguses mobiilimängus, vaid on juba jõutud väga-väga kaugele nii visuaalkunsti poole pealt kui ka kirjandusliku poole pealt kui ka üleüldse selle mängu enda nagu mängumehaanikate koha pealt, mis on nagu väga sihuke mängukeskne tegur juba, mida sa nagu muudest kunstivormidest ei leia. Ja kusjuures väga huvitav on ka see, et puhtalt läbi nagu huvitava mehaanika, nagu isegi võib-olla võrreldavalt nende nii-öelda pallide ritta seadmise puslemängudega, isegi sellise mängumehaanikaga on võimalik jutustada täiesti võrratult sisukat ja kaasahaaravat lugu. Väga hea näide on Portal, mäng, mis põhimõtteliselt on natukene keerulisem puslemäng, aga selle ümber on ehitatud nii võrratult huvitav lugu, et seda on lausa lust mängida ka puhtalt ainult selle narratiivi pärast. Mul vahepeal tuli meelde see Kafka teos, mida ma hiljem elus lugesin. Ma ei ole lugenud Protsessi küll, aga ma olen lugenud Karistuskoloonias sellist teost. Ja seda ma lugesin oluliselt hiljem kui keskkoolis. Ma lugesin seda isegi vist ülikoolis äkki magistri õpingute kõrval ja sain sellest palju rohkem aru, kui siis, kui ma üritasin natukenegi seda Kafkat lugeda keskkoolis ja nautisin seda hoopis teisel tasemel ja ma olen üsna kindel, et nüüd Kafkat lugedes ma hindaksin seda jällegi hoopis teistmoodi ja 20 aasta pärast samamoodi. Et lihtsalt see võib-olla see esimene kokkupuude läbi kohustuse, läbi selle, et ma pean selles vanuses mingi kogemuse sealt kätte saama, tihtilugu tähendas minu jaoks seda, et ma saan sealt negatiivse kogemuse kätte, mis ei ole ideaalne, sellepärast et siis ma võib-olla ei taha selle autori juurde enam tulevikus tagasi tulla, kui mu kogemus oleks teistsugune. Mm-hmm. Mulle lisaks tuli meelde ka selline mäng nagu Gris näiteks või Gris inimestele, kes valdavad prantsuse keelt, mis tähendab ma ei teadnudki, et selle mängu nimi on halli. Prantsuskeelne. No seal see mäng, selle mängu põhielement on värv kui selline näiteks, on ju, et see mäng algab sellest, et kogu maailm on hall ja siis selline nagu üksik neiu jookseb ringi sellises hallis maailmas ja mängu käigus ta leiab siis teisi värve juurde, mis hakkavad seda maailma nagu värvima. Natuke nagu suur maalritöö. aga suur maalritöö otseselt ei olnud metafoor depressioonile, et mäng Gris pigem seda on. Et see räägib nagu inimese võitlusest depressiooniga, aga läbi sellise nagu värvimängu siis põhimõtteliselt, et kuidas läbi suure vaeva ja tohutu tahtejõu abil inimene võitleb end välja sellisest hallist maailmast. See võib-olla kõlab nagu, ma ei tea, banaalsemalt
kui see on, kui ma seda niimoodi kirjeldan, aga see on jälle näide näiteks mingist mängust, mis näiteks sobiks väga hästi muuhulgas, ma ei tea, kunstiõpetuse tundi. Ja 100%. Mille abil nagu saaks nagu inimestele tutvustada värvi tähendust isegi, et mida muudab värv või värvivalik inimese elus või inimese maailmas või selles, mismoodi ta nagu, millised on tema emotsioonid, milline on tema vaimne seisund. Et ühesõnaga jah, ma ei tea, et ma arvan, et nagu sellised arutelud põhiliselt ajavad õpetajatel kuidagi juhtme kokku, sest lõpuks taandub see kõik ju küsimusele, et no aga mida siis teha, et kuidas siis teha nii, et kirjandus ei muutuks lastele näiteks eemale tõukavaks, et ühest küljest nagu on vaja nagu suunata õpilasi ja tõesti natuke ka sundida neid tegelema asjadega, millega nad muidu ei tegeleks, sest et muidu nad vabatahtlikult ei võtaks iial võib-olla mingit raamatut kätte, aga samas, kui sa sunnid, siis see muutub eemale tõukavaks ja siis ta ei taha võib-olla hiljem ka enam seda raamatut kätte võtta, siis kui tegelikult võib-olla võiks olla niisugune hea aeg selle raamatu kätte võtmiseks. Mida siis teha, kuidas siis muuta huvipakkuvaks mingid asjad, mis esialgu tunduvad õpilastele eemale tõukavad või võõrad. Et kas siis lahendus ongi see, et panna nad lihtsalt mängima erinevaid videomänge. Ma arvan, et see lahendus ei ole ka nagu nii ühekülgne, et ei saa lihtsalt niimoodi lajatada, aga kokkuvõttes ma arvan, et see on nagu hästi individuaalne, ma ei oska siin pakkuda välja mingisugust sellist kõigile sobivat lahendust, aga minul isiklikult mind hakkas kirjandus huvitama siis, kui õpetaja ühtäkki näitas mulle, et kirjandusel ja päris elul on seos, et kirjandus ei ole mingisugune nagu möödunud ajalooline nähtus, millest ma pean nagu lihtsalt nagu ajaloo tundmiseks, nagu millest ma peaksin olema teadlik, vaid et ütleme, mingi raamatu lugemine, mis kirjutati 50 aastat enne minu sündi, on võib-olla oluline ka sellepärast, et see aitab nüüd minu eluajal mul paremini mõtestada oma elu ja ma ei tea, leida oma koht siin maailmas näiteks, et siis, kui õpetajad suutsid nagu neid seoseid mulle nähtavaks teha, hakkas see kõik mind loomulikult juba huvitama ka, sest et siis muutus asi isiklikuks, siis ei olnud enam küsimus selles, et kas ma saan veerandi lõpus mingi piisavalt kõrge hinde kätte või ei saa, et liikuda edasi järgmisse klassi, vaid siis juba tekkis mingisugune oma elu oli kaalul, mitte nagu dramaatilises mõttes, et elu oli kaalul, aga see mõjutas mu elu juba isiklikul tasandil ja siis tekkis ka isiklik huvi. Ja ma arvan, et videomängud, kuna need on niikuinii väga suurele osale noortest inimestest sihuke igapäevane nagu armas harjumus, et siis miks mitte nagu sealtkaudu nagu kasutada videomänge Trooja hobustena sisuliselt heade kavatsustega. Siit siis ka üleskutse, kui te olete õpetaja, keda väga huvitab videomängude kaasamine õppekavadesse, siis loome koos sinuga ja ma ei tea, näiteks Puhata ja mängida podcasti juhtidega sellise konglomeraadi, mille raames me loome iga aine juurde sobivad mängud, mida seal kasutada, ja see on siis popkulturistide Puhata ja mängida Eesti koolide õppekava lisapakett. DLC. Ja ühtlasi soov oleks see, et Puhata ja mängida kollektiiv ja popkulturistide kollektiiv liidetaks haridusministeeriumi külge, et me oleme seal videomängu nõukogu siis põhimõtteliselt. Mm-hmm. Või töörühmad on väga popid. Ja töörühm. Ja me ei hakka korralikult riides käima, sellepärast, et me nii tähtsal ametikohal oleme, aga me lubame, et me veedame kõik oma ärkvel oldud aja videomänge mängides seal samas ministeeriumi hoones kuskil punkris.
nii et kui te olete haridusministeeriumi ametnik ja te kuulate meid või veel parem, kui te olete hetkel haridusminister ja kuulate meid, siis võtke ühendust. Ma räägin muidugi praegu siin puhata ja mängida kollektiivi eest, aga ma arvan, et ühiskonna nii-öelda parema arengu ja nii-öelda ka heategevuse nimel on nad valmis meiega kaasa lööma ja looma midagi, mis inimeste elu päriselt paremaks muudaks. Apple'ist me ei rääkinud siis mitte midagi. No pole häda. Aga pole häda, kogu ülejäänud tehnika, ajakirjandus saab sellega tegeleda ja meie saame rääkida sellest, et meil on ikkagi siis pidu tulemas, et ärgem unustagem, me oleme saanud 4-aastaseks, kui te vähegi meist hoolite, kui teil vähegi on süda rinnus, mis veel lööb, siis saatke meile kingituseks küsimusi, mis haakuksid numbriga 4, sest me saime 4-aastasteks. Nii et kuhu iganes fantaasia teid ka ei viiks, seni kuni küsimus puudutab number 4 kuidagi. Näiteks, hei Ivo, kui sa saaksid valida, aga sa pead valima, et kas sul oleks 4 kätt ja jalgu ei oleks või 4 jalga ja käsi ei oleks, siis kumma sa valiksid. Näiteks see on 4-ga seotud küsimus. Või siis, hei Jim, nüüd te olete 4-aastased, aga mida sa üldse arvad 4-aastastest inimestest, on ju? Et siis ma saan rääkida, et mis on... see oleks väga halb küsimus muidugi, aga... ma ei tea, ühesõnaga te olete kindlasti leidlikumad kui meie, sest me oleme saanud teid kirju varemgi ja te alati üllatate meid ja küll aga mul on soov, tõstate meid kõrgemale. Et ei küsiks näiteks niimoodi, et mis on teie 4 lemmikraamatut, sellepärast et viimane kord, kui küsiti lemmikraamatuid ja muid selliseid asju, siis Jim jooksis kokku mingiks pooleks tunniks ja ei olnud võimalik neid vastuseid väga hästi välja saada. Kuna see tuleb live, siis võib-olla kukub saade kohe ära, kui tuleb seal 15-minutiline vaikus lihtsalt otse-eetris. Aga et kus ja kuidas seda laivi saab näha, seda te saate teada siis meie erinevatelt sotsiaalmeedia platvormidelt, Facebookist, kui te ei jälgi meid veel, siis sinna tuleb like panna, Twitteris saab jälgida, Instagramis saab jälgida ja kodukale saame panna seda infot, nii et kuskil seal 2 nädala kaugusel nädala lõpul me selle peo teeme. Ilmselt see jääb siis vahemikku 10. juuli kuni 12. juuli 2020. Jälgige mängu, me anname teile märku, kus meiega koos pidutseda saab, aga pidutseda saab, see on üks mis kindel. Nii et popkulturistid@gmail.com sinna pange juba küsimused teele. Ja see on üks hea kink, kui tuleb üks küsimus, mis ka küsimus on. Jälgige mängu. Jälgige mängu.